Tere jälle, head kuulajad. Tänane saade on Aveli Jänesega. Tere. Tere, Juhan. Aitäh, et tulid. Aitäh, et sa kutsusid ja see tõesti tähendab mulle väga palju. Ja võib-olla jagaksid enda lugu, et mina olen sinu teraapias käinud, grupiteraapias ja sa oled loonud ka videoteraapia vormi. Just. Et see on niisugune väga põnev teema kuulajatele, võib-olla kes ei ole kuulnud, võib-olla väga huvitav teema, et millega tegu on. Et võib-olla jagaksid enda lugu, et mis sinu nagu niisugune lugu on ja miks sa sellega tegeled, millega sa hetkel tegeled? Nii nii-öelda mahukas küsimus. Jaa. See on nii lahe, et see, kus sina käisid, sa nimetasid seda grupiteraapiaks. Tegelikult ma tegin toona esinemise koolituse, aga ma tean, et see võis täiesti tunduda väga teraapiline, sellepärast, et seal oli ju inimestel mingi protsess ja ma aitasin sellest läbi, on ju, et see on omamoodi teraapiline, ka see esinemise koolitus. Ja kogu see avaliku esinemine ja julgus, see nõuab meis sükest teatud läbimurret ja see on väga teraapiline. Aga ma olen siis selles mõttes ju läbi ja lõhki omamoodi televisiooni inimene. Ma olen elus kõige rohkem siis olnud seotud televisiooniga, juhtinud saateid, olnud saadete autor, olnud toimetaja, olnud produtsentide selles mõttes toimetaja, Teet Margna, Tuuli Roosma, Ove Mustinguga oleme, ühesõnaga palju sellist saateid. Ja siis ühel kaunil päeval, kui ma olin juba hooaja saadet juhtinud peaaegu 5 aastat toona, ma käisin klientide juures iga kuu korduvalt ja siis nad ikka räägivad mulle, et Aveli, sa lõikasid mind nii ilusaks. Et mul oli nii hea ennast vaadata. Et kõik, kes on salvestusel, hästi kardavad ja on selline nagu oi, on ju, ma hästi palju muidugi toetan, aitan igat pidi, aga nad hakkasid mulle rääkima, et sa lõikasid mind ilusaks. Ehk siis just kui mina oleksin midagi teinud. Ja siis ma hakkasin seda lähemalt uurima, et miks nad siis niimoodi arvavad endast nagu paremini, kui nad on ise ennast ekraanilt näinud. Ja ma jõudsin oma otsingutes selleni, et inimese mõistus, tal on teatud kuvand iseendast loodud. Ehk siis, kuidas ta iseendasse suhtub, kõik see on nagu omamoodi selline nagu vundament meil, et mida me iseendast arvame. Ja mõistus on sellega suures osas seotud. Ja meie alateadus samamoodi. Ja mõistus on harjunud ennast pisendama. Mitte kuidagi nägema ennast suuremana, võimsana, kõik need asjad. Ja kui inimene nüüd nägi ennast nagu nii-öelda läbi video, siis see omamoodi tõstis teda. Ja see on nüüd selles mõttes see idee pojukene kasvaski välja sellest, et see videoteraapia on siis mu enda loodud meetod 2018 aastast äkki. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma teen pilootprojekti. Ma kutsun sinna tasuta inimesi ja vaatame, mis juhtub. Nad ükshaaval siis käisid minu juures ja siis ma rääkisin nendega. Aga ma rääkisin nendega ikkagi nii-öelda päris asjadest, mis kohas nad elus on, mis on need valdavad teemad, millega nad tegelevad, kõik siuksed asjad. Ja seal avaldus, ehk siis see sama kaamera on nagu mingi magic asi, see tõmbab üles nii palju asju ja siis on see, et oota, aga me oleme ju 2 ruumis. Aga praegu ka me ju tajume mingi teistsugust energiat siin. On ju? Ja see ei ole kunagi see, et me oleme oma vahel. Täiega, et mul oli algul eriti hirmus see, et kui pannagi kaamera käima, no kohe tõmbab hääle värisema, et oleme siin oma vahel, on ju, kaamera veel ei käi, timmime, chillime, räägime juttu, on ju, kaamera läheb käima, tõks teine inimene kohe. Aga väga äge, räägi natuke veel lähemalt. Ja siis ühesõnaga need inimesed siis avasid ennast, rääkisid, aga mul ei olnud nii, et ma võtan kogu sessiooni filmin ülesse. Ei, kusjuures ma olen tõesti sadu inimesi võib-olla praegu on käinud videoteraapias ja kunagi nad ei ole kogenud seda, et kaamera käib ja ma hakkan kuidagi nagu näitlema või et lähen ebaloomulikuks. Võib-olla on see, et ma mõjun inimestele selliselt, et nad jäävad hästi nagu endasse, ükskõik mis sealt esile tuleb. Ja nüüd see kõige magusam osa. Ma siis näitan neid klippe või võib-olla seal on vahest 2 minutit, minut aega, millegist, mida ta siis jagab. See ei ole kunagi juhuslik selles mõttes, et ma olen väga heas kontaktis ja ühenduses inimesega, kui ma seda teen. Ja kui inimene siis näeb ennast sealt
video pealt tagasi. Kui sa mäletad, et ma tegin ju esinemise koolitusel samamoodi, neid sooritusi mitmeid kordi me tegime uuesti. Yeah. Me vahetasime asukohta, sest me ei saa teha sama asja samas asukohas mitu korda. Ja sellel on oma põhjused. Ja nüüd, kui ta näeb ennast kuulmas iseennast, kuidas ta mõtleb. Üks on see kehahoiak, mis iganes, vahest tal tuleb informatsiooni välja. Ja nüüd on see suurendusklaas. Kaamera võimendab absoluutselt kõike. Meie emotsioone, meie tundeid, kehakaalu, aga ta võimendab ka seda, mis on inimeses head. Ehk siis, kui inimene juba nagu on heas kohas, siis see võimendub. Ja vahest meil on vaja näha ennast läbi suurendusklaasi. Ja nüüd, kui ta näeb ennast tagasi, siis sealt võimendub vahest mingi asi veel suuremat lahti. Väga valdav on see, et inimene kogeb, et issand, ma olen nii armas, ma olen nii äge. Ja selle läbinägelikkus väga hästi võimendub, sest inimene hakkab ennast läbi nägema. Kuule, aga siin ma tegelikult ei räägi tõtt. Ehk siis, kui ta avastab ise ennast nagu kõrvalt, kuuleb ja näeb, siis ta näeb ära ka, kus ta susserdab ise endaga, kus ta ennast ära peidab, kus on veel infot. Ja see on omamoodi, see on tõesti nagu ikkagi, ma nimetangi seda nagu videoteraapia meetodiks, ehk siis ta on küll teraapiline meetod, et sealt jõuab väga sügavale. Ja see ei ole omamoodi seotud sellele esinemisega, vaid sellega, et ükskõik kuhu me läheme, me võtame ise ennast kaasa. Ka see, kui ma teen mõne etteaste, kas siis kaameraga või kaamera väliselt, ma mitte vean, aga ma ikkagi ju toon ennast sinna. Ehk siis ma ei saa endast lahku minna. Ja meil on vaja õppida ennast manageerima, ehk siis, et ükskõik kui ma lähen, siis mina kasutan ennast. Mitte minu automaatsus ei võta mind üle, aga minul on see nii-öelda juhtpult ja mina saan doseerida ennast. Mis need põhihirmud on inimestel, et või kus see nagu tükk ees on nagu ja kuidas sina nagu seda hakkad toimetama nagu? Kuidas sul on nii head küsimused? Nii 10. Ma võtan nüüd selle pealt, ma ei ole ju õppinud ise esinema, vaid ma olin ise tohutult ebakindel. No tõesti jänes nagu selles mõttes, et mul on see, millest ma olen läbi tulnud, on ka suuresti see, mida ma edasi annan, sest ma kehastan seda. Ja nüüd ma räägin korra nendest enda tükkidest ja siis me saamegi laiendada, mida ma olen teiste puhul märganud. Inimesed ei usu endasse. Nad ei saa aru, kes nad on. Nende potentsiaal isegi ei avaldu, sest nad ei hakka otsima seda potentsiaali. Ehk siis potentsiaal ei ole midagi, mida ma pean ootama, et see avalduks, vaid ma pean tegema midagi selleks, et enda potentsiaali avada. Ehk siis see on see enda kasutamine. Väga endale meeldib see väljend, et me peame ennast kasutama ja õppima kasutama. Muidu me olemegi makaronid ja järel lohistatavad. Ja see tükk on väga suuresti seal ees, et meid hoiab tagasi teatud hirmud, aga hirm jällegi, mõistus toetub ju ainult minevikule. Ta on suhestunud enda mineviku minaga ja kui ma ei ole teinud mingit uut sammu, mis natuke mind nagu lükkab sellest mugavusest välja, siis ma ju ei muutu. Ehk siis ma ikka hoian seda hirmu, et nähtav olla on nii ohtlik ja et mõtle, mis teised ikkagi arvavad on ja suures osast see hoiabki meid tagasi. Me kardame hukkamõistu, me kardame rumalaks jääda, lolliks jääda, häbistatud saada, need on väga tugevad tunded. Aga ma arvan seda, et kui inimene teab, kes ta on, mis on tema võimekus, ta kannab ennast igal pool välja, ta ei jää kunagi rumalaks, sest ta teab, ta on nagu siin. Ta teab, kes ta on, mis ta on. Ja ta elab enda jaoks, mitte selle jaoks, et keegi ütleb, et talle see ei meeldinud. On sul mingeid nii-öelda edulugusi ka, mida välja tuua, et inimene tuleb, tal on hirm, teeb
oletame mõned sessioonid sinuga, et mis hakkab muutuma ja kuidas see muutus nagu toimub? kuule, sina oled üks minu edulugu. Sellepärast, et ei, minu meelest oli äge, ma ei tea, kuidas sa ise tagasi vaatad sellele, mis me tegime seal, see oli küll lühikene, intensiivne, aga mina mäletan, et sa pärast seda ikkagi läksid ja hakkasid tegema. Oli küll. Ma mäletan küll, sellest oli väga palju abi, et tol hetkel oligi kaamera ees olla nagu imelik ja kõik see, millest sa just rääkisid ka, et ongi ennast nagu kõrvalt vaadata ja kuulata niimoodi, et keegi teine veel juhendab ka, see on hea, et tihti me võime ka nagu üksinda kodus nagu teha ja vaadata, aga kui keegi ei anna mulle mingeid nõuandeid, siis sa ei kasva ju, sa ei saa uusi teadmisi. Ja, et mida nagu teha selle teadmisega, et okei, on küll imelik tunne, häbi on, kõik on nagu vale, aga mida ma nüüd teen, et sealt ma sain küll nagu hea sellise lennu endale. Ma olen väga tänulik selle eest. Ja tead, see on see ka, et me olime ju grupis, sa nägid teisi, nad olid ju ka arad. Ja see, kuidas kuidas sa õpid tegelikult teise veast või see annab sulle nagu omamoodi mingi jõu ja see, et sa annad kohe tagasi oma nagu sooritust. Selle mõttes teeme kõik ära, hakkame vaatama, on ju, ja sa kohe, sinu järgmine etteaste on parem. Ja nii lühikese ajaga tegelikult saab teha ju suuri asju. Ja vaata, nüüd ma hakkasin tegema neid avaliku esinemise õhtuid. Me teeme ka koos ühe ja hetkel ongi toimunud ainult üks töötuba ja seal me ka tegime ringi, algul jagasime, mida me nagu tunneme, et kui see ring mulle lähemale jõuab ja süda hakkab taguma ja et seda on ka nii tervendav näha, et ma ei ole ainuke, kes seda kogeb, et kõik kogevad sama asja, kõik nagu kirjeldavad seda sama tunnet ja nagu kokku tulles on see ongi äge, et me kõik koos oleme seal samas nagu kompotis ja ühiselt nagu terveneme, see on äge, et edulugusid küsisid. Mul on hea mälu. Räägin sulle seotud just selle videoteraapiaga. Videoteraapiast kasvas välja tegelikult videoteraapia selline mentorprogramm. Ja see tähendab seda, et ja ma toon siia juurde, sa ütlesid nii hästi, et vaata kodus sa võid ju harjutada ja teha mingeid asju, aga sellel kunagi ei ole sellist efekti. Kui sa tuled kas kellegiga ühte ruumi ja hakkad tegema, kas või treeningu mõttes, et me kodus ma ei nimetan seda ikkagi seda, et meil on vaja kosmiliselt tunnistajat. Ükskõik, mida me teeme. Kui meil on selle jaoks võõras tunnistaja, see omab palju sügavamat ja olulisemat tähtsust. Kui me teeme ja sussutame kodus midagi, see nagu on niisugune, ei ole seal seda jõudu ja energiat taga. Ja nüüd see videoteraapia siis programmi, mida ma olen teinud ühe naisega, see jääb juba minevikku, aga ta tuli esimest korda lihtsalt kogema seda videoteraapiat, ütles, et aga nüüd ma tahan edasi teha. Mis nüüd saab? Ma ju saan aru, et mul on nagu avatud raamat, ma saan aru, mis on need kohad, millega ma võiksin tegeleda. Mis nüüd saab siis, kuidas me tegeleme? Ta elas Saaremaal. Ja mulle nii meeldib see meetod, see videoteraapia, siis nüüd kodune see programm, kasvas välja vajaduspõhiselt. Ehk siis inimestel tekkis see, et okei, ma nüüd näen oma kitsaskohti, videoteraapiast tulevad need välja, need kitsad kohad, ja kuidas nüüd edasi minna. Ja nüüd see kodune programm, ehk siis sa paned küll oma telefoni salvestama ja sa räägid oma kogemusi, mingeid mõtteid, avastusi, aga ma kogu aeg juhin, see on täiesti juhendatud, aga orgaaniliselt, sest sina tegelikult just kui sa tuled sellesse, sa annad mulle kogu aeg infot. Mina peegeldan ja niimoodi me tikime seda võrku. Ja see inimene siis, tal ei olnud meest 10 aastat. Oli siuksel, ütleme nii, et elas tavalises üürikorteri, see oli täitsa siukene, ei elanud oma täispotentsiaalis päris kindlasti mitte, ja õnnetu, ebakindel. Ja me tegime 5 aastat intensiivselt, peaaegu iga päev. Tänaseks on ta saanud ägeda mehe, tal on suur maja, kus elada ja tal on ka laps. Et see on selles mõttes edulugu, et kui inimene võtab päriselt nagu jalad kõhu alt ära ja ta tahab
nii-öelda läbi murda nendest piirangutest, mis meid tagasi hoiab, siis seda on võimalik teha. Ja see, kui inimene saadab mulle siis oma video, ütleme mingist jagamisest, ta teab, et sa saadab selle mulle. Sellel on juba teine energia. Mina teen talle video vastu tema video põhjal, aga nüüd ta peab vaatama ka enda videot uuesti, mida ta mulle saatis ja vaatab minu videot ja ta teeb uuesti ja nii see käib. Ehk siis inimene näeb ja kuuleb ennast kogu aeg tagasi. Aga sellel on vaja õhku vahele saada, ehk siis, et ma teen video ära, ma ei vaata kohe seda, ma lasen vähemalt 2 tundi mööda ja ma vaatan nagu uue värske pilguga. Huvitav on küll mõelda, et tegelikult mulle endal oli sama, et ma olin väga ebakindel ja samuti ei olnud partnerit ja kõik. Ja huvitav on märgata, et kui tuledki nagu välja sealt mudast, kuidas elu hakkab nagu muutuma ja tekib vaikselt mingi enesekindlus ja et tegelikult mul on praegu endale ka selline reality check tegelikult, milline muutus on tegelikult selle ajaga nagu toimunud. Et ma arvan, see podcast on ka mulle nagu selline mõnus teraapia olnud nähtavaks tulemisega ja kuidagi soovitaksingi ka kuulajatele, kes võib-olla hetkel ka tunnevad, et võib-olla ei ole nagu, elu ei ole see hetkel võib-olla, mida nagu sooviks, et tulla ikkagi välja ja vaikselt hakata nagu käima neid samme, et miks mitte ei võiks ollagi esimene samm videoteraapia, mida teha, et ennast nagu kõrvalt vaadata ja saada ka juhiseid, et kuidas nagu muutuda ja aga need juhised tulevad sul endal, vaata, sa ise nagu nii-öelda, ehk siis see, et sa näed ennast tagasi, sul tuleb ise enda kohta palju infot, et mind seal kõrval on võib-olla väga vähe vaja, endal tulevad need taipamised ja mõtlen, et selles on väga palju informatsiooni. Informatsioonil on väärtus, kui see on väärtuslik informatsioon sinu enda kohta. Jah, sul kindlasti on mingid omad nagu sellised ikkagi, sa vajutad neid õigeid nuppe nagu, just kui nagu sind on seal vähe, aga kõige vajalikumal hetkel, aga mis siin on nagu? Vaata, kuna ma olen olnud nii kaua saatejuht, siis ma tegelikult, minu küsimused võivad olla väga siuksed nagu, et oota, aga mis sellega on? Väike siuke justkui muuseas küsimus, aga see juhatab ta nagu sinna, kuhu on vaja tal jõuda. Aga see on see, et ma olen jõudnud iseendas nii suurde enese usaldamisse, et kui mul tuleb nagu nii jabur mõte, et nagu kuule, mul on praegu nagu siuke tunne ja ma näen sellist pilti, siis ma julgen seda välja öelda. Ja see on omamoodi potentsiaali kasutamine, on ju? Jep. Ma korra toon selle teema ka, et järgmine nädal teemegi selle töötoa, on ju. Kuule, ma tahtsin hoopis sinu käest küsida, miks sa üldse, see on nii äge, et sa sellega tegeled, missugust vajadust sa ise sellest näed? Ma näen seda vajadust, et mina ühel hetkel hakkasin tegema hingamisrännakuid ja ma ei osanud ennast väljendada ja mul oligi tohutu hirm enda nagu häält avada ja tulla inimeste ette ja midagi rääkida. Ja ma näen, et sellised ruumid, turvalised ruumid, kus inimesed saavad nagu proovida avalikku esinemist, neid nagu põhimõtteliselt ei olegi Eestis. Et üks asi ongi nagu teraapia ja üks ühele töö, mis on nagu ilmselgelt väga oluline, väga vajalik. Aga ma tunnen, et närvisüsteem aktiveerub ikkagi, kui ma lähen inimeste ette nagu, et see on nagu täiesti teine setup. Et jah, kui me üks ühele teeme, see on nagu teine asi, kui ma võtan mikrofoni kätte, lähen lavale, inimesed vaatavad mind, ma ei tea, võib-olla veel mingid tuled, et see tunne on nagu tihti väga nagu hirmus. Isegi neile, kellel ei ole nagu häälega teemat, ikkagi see hirm nagu tihtilugu tuleb nagu ja seal ongi kõik see alateadvus ja kõik asi on mängus nagu. Ja minu soov oligi luua nagu selliseid ruume, kuhu ma saan tulla, proovida avalikku esinemist niimoodi, et mulle ei anta hinnanguid ja eelmine nädal oligi hea näide, et
tulevadki kokku need, kellel on hirm, on ju, et kuidas ma annan kellelegi hinnanguid, kui mul endal on sama tunne, et mingis mõttes me kõik koos seal nagu terveneme ja sinna tulevad ilmselgelt need inimesed, kes ongi nagu mingis mõttes arenemise sooviga, nad ei anna teistele hinnanguid, see ruum on juba selliselt loodud, et ta on toetav, et terve grupp hoiab seda nagu ruumi ja vot selline tunne oligi, Nii et äge. oleks sellised praktikaõhtud nagu. Nii äge. Ma laiendan seda natukene enda vaatevinklist, et see, kui me teeme midagi, mida me ei ole varem teinud, me viime ennast ju mugavustsoonist välja. Turvalisse ruumi küll, aga me viime mugavustsooni, ehk siis mul on nüüd võimalus kogeda iseennast kusagil rollis või kus iganes ja ma saan mingi uudse kogemuse ja teadmise iseendast. Kujutad nüüd ette, kui inimene mõtleb, et see on nii ura, mul ei ole ju seda vaja. Ja nüüd ta mingist osast endast ei ava ega saa teada, sest ta arvab end teadvat, et see on, ma niikuinii ei taha seda ja see ei ole mulle oluline. Aga minu meelest see, et sa seda teed, on jäge, sest see on nagu päriselt läheb teise kohta, see on teissugune minu meelest lähenemine üldse sellele, et kui me tahame ennast terviklikumaks muuta, nagu täiustada ennast, tuunida, siis me peame sinna vaiba alla ka vaatama. Ja keegi peab ju neid võimalusi looma. On ju, et selles mõttes on hästi äge, et sa teed, ma olen tõesti tänulik ja see on minu meelest nii 10 sulle. Tänud. ja see päriselt nii-öelda avab selle mingi koha, mida sa muidu ei saaks kogeda mitte kuskil. Ja see nüüd näiteks, kui sa oleks kuskil sünnipäeval ja mõtled, et issa, ma tahaks nii praegu midagi ilusti öelda kellegile või tunnustada või toosti öelda, aga ma ei tee seda, ma jätan seda tegemata, aga ma tunnen, et ma tahan. Ja nüüd me ei julge seda teha, sest see on avalik esinemine. See on nähtavaks tulemine, see on enda hääle kasutamine, enda keha kasutamine. On ju. Ja nüüd, kui ma jätan selle tegemata, siis kui paljud inimesed ei saa sinust osa tegelikult? Jep, peale eelmist töötuba üks inimene ka jagas, et tegi oma esimese video sellise pöördumise inimestele, et kohe nagu tuli selline äge samm ja veel väga paljud ütlesid, et vau, et nagu nii tervendav ruum ja ma näengi, et kui inimesed oletame nagu võtavad endale, ma ei tea, võtame mingi 10 korda, käivad iga nädal 1 korda ja panevad sinna olukorda ennast. Et eelmine nädal oligi see, et meil oli nagu kõne, mina enda peas mõtlesin, et okei, et lõpus kõik teevad kõne, aga tulemus oli tegelikult see, et tegelikult me ei jõudnudki kõnedeni, et inimene läks sinna lavale küll, aga me lihtsalt proovisime nagu silmsidet tekitada inimestega, hingata, tunnetada seda tunnet, et see eesmärk nagu ei olnudki see kõne otseselt, vaid selle tunde kogemine ja orgaaniline, mulle õudselt meeldib see, et elu on orgaanika ja kui me oleme selles ruumis ja mis iganes seal avaldub, siis see on orgaaniline. See peab nii olema, see on täiuslik. Ja nüüd teemegi koos, on sul endal mingid mõtteid, mida inimestele tuua nii-öelda? Mul just eile oli üks ka sessioon, kus inimene tegelikult tuli enda teemaga, pärast me jõudsime ikkagi selle esinemisteemade juurde, kuna ta tahtis esmaspäeval olla nagu vormis ja teatud nagu selliseid trikke või nippe saada. Aga mis on see nagu valdav osa, milles ma olen võib-olla, mida ma siis võib-olla endast kõige rohkem välja annan või pean oluliseks, on see, et nagu ma ütlesin ka, ükskõik kui ma lähen, ma võtan iseennast kaasa. Ja me oleme inimestena väga loetavad selles mõttes, et ma saan aru, kui inimene on närvis, ta pabistab, tegelikult talle ei meeldi seda teha, mida ta teeb, me tegelikult loeme absoluutselt kõiki. Ja nüüd, kuna minust, mitte kellestki teisest, vaid minust oleneb siis see, et kuidas ma mõjun kellegile. Kuidas rääkida ja edasi anda infot laenguga, sest selle laengu taga on nagu informatsioon, mida ma nagu siis räägin täpsemalt. Ja kuidas mõjuda oma moodi mõjusalt, aga neutraalselt,
mitte kuidagi ründavalt ja ma arvan, et see on üks asi, mis inimesed nagu, ehk siis nad hakkavad reageerima. Ja kui sa juba reageerid ükskõik mis olukorras, näiteks kas või koosolekul, aga sa ei oska õigesti reageerida, siis ma kindlasti räägin sellest reaktsioonist ja kuidas reaktsiooniga me tegelikult loome oma saatust ja miks meil need reaktsioonid üldse tekivad, sest see on oluline ka selles, et seesama asi, et kui ma olen kuskil pulmas ja ma tahaks öelda mingi toosti, aga ma jätan tegemata, siis ma ka reageerin ju. Ehk siis tuleb impulss, tuleks see, et tahaks, aga ei, ma kardan lolliks jääda. Ehk siis, kuidas luua endas see kindlus, et minu olemus oleks soe, pehme, avatud. Me oleme võrdsed kõigiga. Ja kuidas olla nagu omamoodi selles enda armsuses, et ma ei pea mitte midagi, vaid ma lihtsalt olengi see, et kuidas see jõuaks nii-öelda luudesse ja lihasse, see nagu see olemus, mis on täpselt nii-öelda õige koostisega, meie enda koostisega. Et me mõjuksime inimestele turvaliselt, usaldusväärselt, enesekindlalt. Ja, see on väga ilus. Et, see on mu missioon vähemalt. Ja, see on ka nii vajalik töö nagu. On tõesti on. Aga ma tunnengi, et me võime neid podcast'e nagu kuulata, on ju, et enne me ei hakka nii või enam midagi muutuma, kui ma end sinna olukorda panen. Aga ikkagi, et võib-olla natukene mingit teoreetilist teadmist, et oletame, kui lähengi pulma ja ma tean, et see inimene on mulle ikkagi väga oluline ja ma midagi ilusat tahan öelda, et võib-olla mingid nagu näpunäited, et kuidas see kõne ikkagi ära teha. Nüüd on võtta see küsimus, ehk siis, kas ma valmistan selle ette, kas mul on näiteks see, et kui ma tean, et nagu, mul nagu õde abiellub ja ma tahaks tegelikult midagi öelda seal pulmas, ehk siis ma juba tean, et ma tahan midagi öelda. Ehk siis ütleme, et see stsenaarium. Siis on vaja, ma nimetan seda nagu teatud nagu post-itit, teatud nagu eeltööd, aga need post-itit mäletad ka, meil on nagu energeetiline desktop ja ma saan panna siia üles nii-öelda endale märkmed, on ju. Ja näiteks seal on seesama asi, et väga paljud on sellised kõned, kus inimene mõtleb, et ma panen puusalt. Ja siis see tuleb selline veniv, lohisev ja sellel ei ole seda nagu südant sees. Ma ei mõtle nüüd nagu hingestatud südant, aga selles mõttes, et seda tuumikut, et what's the point nagu oli. Ehk siis on hea siis teatud ettevalmistus, mida ma tahan öelda. Ehk siis ülesehitus võib ollagi näiteks see, et nüüd kui ma ette valmistan, ehk siis räägin enda näiteks õest, mul ei ole õde, aga nii-öelda flirdime mõttega, et õele ma ütlen, räägin talle näiteks seda, et miks ta on minu jaoks tähtis ja oluline. Ja nüüd ma räägin seda, kuidas ma tahan, et see mees teda hoiaks ja ma lõpetan sellega, et ma näiteks õnnistan seda kogu tseremooniat, mis oli, mis tuleb ja ma soovin nendeks nii-öelda pulmareisiks nagu toredaid mesinädalaid näiteks. Ehk siis ma tean, mul on nagu need 3 sammu ja ma tean enam, mis on selle sisu. Ja nüüd, kui mul tekib spontaanselt, nüüd on teine stsenaarium, mul tekib spontaanselt see tunne, et ma tahaks midagi öelda. Ja nüüd, kui ma näiteks olen julge, siis võtan selle klaasi, teen korraks võib-olla kõlgõljed, korraks tähelepanu või võtan selle mikrofoni kätte. Süda peksleb. Ja süda peksleb. Ja siis on see, et teate, süda peksab praegu, aga ma tunnen, et ma tahan seda siia öelda. Kallis õde, ma olen su üle nii õnnelik, sa oled saanud endale nagu nii ägeda mehe ja tead mees, sul on vedanud, sest sul on minu õde ja ma tõesti soovin, et see sündmus, tänane pulm jääb meenutama kogu teie nii-öelda elu, kooselu ja seda abielu, saage palju lapsi ja olge õnnistatud. Ehk siis see on lühike, see on emotsionaalne. Ja siis ma löön seal, selles mõttes löön heas mõttes, et siis see läheb nagu õigesse kohta. Kas tuli läbi? Jaa, tuli küll. Aga oletame, kui see ikkagi see värin on liiga suur, et mis selle värinaga teha? Ma tõlgendan seda värinat selliselt, et
meie süsteem, ma armastan meist rääkida kui süsteemidest, me oleme omamoodi süsteem, meil on oma koostis ja nüüd, kui ma teen midagi ootamatut, jälle mu mõistus, ta ei tea tulemust, ta kardab kõike, mis on uus, mida ma ei ole nagu kogenud. Ja nüüd ma pakun oma nii-öelda süsteemile midagi uut ja ta läheb endast välja. Ta hakkab värisema, ehk siis mu keha hakkab reageerima. Tal tekib omamoodi nagu surmahirm lausa. Ja see tunne võtab mu keha ka üle. Hääl väriseb, ma olen kõike seda kogenud, läbi teinud, on ju. Aga ma räägin seda enda moodi, mitte läbi närvisüsteemi, aga hästi inimlikult. Nii, ja nüüd kui ma lähen endast välja, ehk siis panen plehku, mul jääb ainult automaatsus. Ja nüüd selle kogu automaatsuse pealt ma võingi selle mikrofoniga ja teate, ma olen nii armastan teid ja see on nagu kõik selline, on ju. Või teine asi on see, et ma jään oma kehasse kohale. Ma saan aru, et ma värisen, mul hing praegu nii-öelda ei anna asu, kõik puperdab. Ma korraks toon ennast täiesti oma kehasse kohale. Kuskil ma olen kuulnud soovitus, et ikka jala taldadeni välja, et tunda oma suurt varvast. Et saada aru, et ma olen oma kehas. Ma ei ole endast väljas. Ja nüüd endale lihtsalt öelda, kas või enda sees, et hoolimata sellest, et praegu ma teen midagi uut. Sellel võib olla ka selline elevus ja adrenaliin, on ju. Aga vaata, siin on jälle hea see praktika osa, et kui ma olen viinud ennast koos oma füüsilise kehaga sellistesse olukordadesse, siis ma saan kogemuse. Miks on ka need töötoad hästi olulised, on ju. Et ma ei tea kunagi, millal mul tekib mingi impulss ja võib-olla ma pean järgnema sellele, sest see on nii oluline kellegi teise jaoks, on ju. Ja nüüd, kui ma jään oma kehas, ehk siis ma maandan ennast ära. Ma saan aru, et mu mõistus paneb kabjad kaardus praegu plehku, aga ei, ma lihtsalt hingan. Ma kogen korraks selle asja läbi. Selle värina, selle asja. Aga ma hoian näiteks mikrofoni ja kõik teavad, et ma hakkan midagi ütlema. Ja siis ma võtan korraks selle hetke ja nii-öelda selle päris pausi, sest kui inimene on endast väljas ja ta vabistab, siis ta räägib hästi kiiresti, et ta tahab kõik ruttu ära teha, on ju, saaks kaelast ära. Siis ma meelega tegelikult pidurdan ja võtan selle pausi, selle hetke, korraks hingan ja ma võin rääkida tegelikult väga aeglaselt. Aga ma olen nagu kohal, ma maandan ennast samal ajal, kui ma räägin ja kogen seda publikut ja neid silmi iseendal. Aga minus on ikkagi teatud, ütleme nii, et selline enesekindlus olemas ja ma usun, et kui inimene siis selles hetkes on see teadlikkus kas või, siis ta suudab ka selle aeglusega ja läbimõeldud tekstiga edasi anda seda nii-öelda selle südamlikkusega, et see jõuaks teisteni. Ma ei tea, kas see on hea soovitus, aga mida ma olen teinud on see, et paned nagu on tohutu hirm nagu, et paned silmad kinni, võib-olla isegi käed südamele, hingad paar korda. Sa räägid kas või silmad kinni nagu, et kui muud moodi ei saa reaalselt nagu. Et, siis mõistus ei salvesta, kui on silmad kinni. Jaa, ma ei tea, kas midagi. Ei, sa aitab muidugi kõik see, kui sa ennast reguleerid ja aitad ja toetab, see aitab ja seda on vaja teha. Võib-olla trauma kohta natuke, kuidas sina traumat näed ja kuidas seda tervendada? Ma räägin siinkohal ühest naisest. Ma ei ole õppinud selles mõttes mingi traumaterapeut, on ju, aga minu juurde satuvad inimesed ja ikka tulevad mingid kohad välja. Ja oli üks naine, kes tahtis samamoodi tulla rohkem avalikuks, ta tegeleb ka teiste inimestega. Ja saad aru, ta ütleb, et nagu ma ei, mingi blokeering on, et ta ei saa, on ju, et neid videosid teha ja neid sinna kuidagi jätta sinna internetti. Ja siis me tegime sellist asja. Ma olen, kuidas ma ütlen,
minu võimekuses on luua, sama asi, kui ma praegu räägin sulle sellest pulmadest, siis ma toon need pulmad siia, on ju. Et ma võtan sind tunnetuslikult kaasa. Ja kuigi me oleme ruumis kahekesti, ma loon erinevaid stsenaariume, ka et energia tuleb täiesti järgi sellele. Ja me mängisime selleni välja, et ütleme nii, et ega trauma ei anna ennast kohe kätte, on ju, või see koht. Ja minu jaoks trauma on omamoodi nagu löök, ma olen saanud mingi ehmatuse, see on pehmelt öeldes, on ju, aga see on jätnud minusse mingi jälje kehasse. Ja nüüd saab erinevate nii-öelda võtetega, ka energeetiliselt, erinevaid nii-öelda energeetilisi pilte taas elustades, me saame tegelikult lugeda seda informatsiooni, mis on seal. Ja selle inimesega me tegime seda ja tema siis üks asi, mis koorus välja, see on nagu kihiti omamoodi, et kui me mingi löögi saame, siis me tegelikult võime kuskil mingi sarnase asja võtta endale peale ja nii-öelda ta mattub mingit moodi nagu, see on see, kuidas mina näen, et ei ole nii, et üks asi, üks teema, aga võib-olla, ma räägin, et see on oleneb teemast. Ja sellel inimesel oli nii, et ta oli hästi hea orienteeruja kooli ajal, aga ta ei olnud väga hea jooksja. Ja siis oli üks nii-öelda sõbranna või kamraad tal, kes jooksis tema järgi, sellepärast, et tema ei osanud orienteeruda, aga ta oli hea jooksja, aga ta jooksis selle nagu tüdruku järgi, ta olid noored. Ja ta ütles talle, et ära jookse minu järgi. Ehk siis see, kes minu juurde tuli, ütles selle teisele, et ära jookse minu järgi, sest ma ei oska äkki orienteeruda, ära tule minu järgi. Ja see tüdruk ei tulnudki tema järgi ja ta eksis ära. Aga nüüd nii-öelda ja pärast kõik otsisid teda, sest ta kadus ära, on ju. Ja nüüd temasse jäi see jälg, et tema ütles tema sõnade tagajärjel keegi eksis ära. Ja see ei olnud enne kuidagi rullunud lahti, aga seal see nagu taas elustus ja me tegime selle korda. Et me võime olla nii väiksed asjad, mis tegelikult, et ütleme nii, et see esinemine, see enda viimine teistsugusesse olukorda aitab meil taas elustada mingeid asju, mis vajavad tähelepanu. Mis aitavad neid eemaldada, neid nagu takistusi. Aga kuidas sa teed seda? Ma teen niimoodi, et see sama asi, et kujutle ette, ta oli väga hea tunnetusega naine, tegeleb energiatega ka, et kujutle ette, nüüd sa jooksed seal metsas ja sa ütled talle, et kuule, et ära tule minu järgi. Ja lihtsalt elab selle läbi, kogeb seda täiesti, ma ütlen, et me näeme selgelt ka lahtiste silmadega. Ehk siis, kui ma ütlen sulle, et näed, loobib sind praegu banaanidega, siis sa näed selgelt ka lahtiste silmadega. Et meil ei ole vaja tohutult nagu silmi kinni panna ja tohutult mediteerida enda sees, vaid tegelikult asjad tulevad niimoodi. Ja koges seda, ütles, kõik oli õige, nii tüdruk kadus ära. Ta leiti ühest talust. Ja nüüd ta teadis seda nagu fakti. Mina ütlesin, aga sina jõuad sinna tallu nüüd kõige varem. Ehk siis sina leiad tema. Ja nüüd sa lähed sinna tema juurde ja kogete teineteist. Ehk siis, mida tema sinus nii-öelda näeb, kuidas ta kogeb sind, mis on tema mõtted ja tunded sinu suhtes, mida sina näed ja mõtled ja tunned, on ju. Sest fakt on see, et ta kadus ära justkui sinu nii-öelda üheldu pärast. Ja siis me selles mõttes toimetamegi nii. See on nagu rännaku ja hüpnoosi meetod, et selline alateadvusega ümber kodeerimine nagu. Ja, aga võib-olla inimest toetab see, et kuna ma olen tunnetuslikult ja pildina energeetiliselt, ma näen neid samamoodi, siis ma oskan võib-olla toetada just seda, et kui inimene ei saa kätte oma tunnet, et siis mul on kõrvalt nagu kuidagi hea võimendada mingeid asju. Sest ma tajun ja näen. Natuke hääle kohta ka, et kas sa annad mingid teed hääletööd ka või kui inimene tuleb ja tal võib-olla ongi hääl kinni, et mida selle häälega teha nagu. Jaa, hääl ju tuleb kehast ja hääl ju selles mõttes reedab meie kohta väga palju ja selles on hästi palju informatsiooni, on ainult hääles. Minul on nagu selline teooria ja hoiak, et kui inimene tuleb ja ta tahab näiteks olla mõjusam, enesekindlam enda eneseväljenduses,
siis me tegeleme selle inimesega. Kui tema muutub nii-öelda enda jaoks arusaadavamaks, selgemaks, temas ütleme, kasvab teatud eneseusaldus, sellega kaasneb enesekindlus, ehk siis ta hakkab endale toetuma, ta nagu laskub iseendasse, tal tekib juba nagu arusaam, siis tema hääl ka muutub. Ehk siis mul on võime omamoodi inimest heas mõttes manipuleerida, energeetiliselt laadida. Mulle meeldib öelda ka see, et ma tutvustan inimesele teatuid nagu häälestusi ja hoiakut. Ja nüüd see hoiak tuleb su kehasse, sa hakkad nii-öelda, ütleme nii, et kui me teeme trenni, on ju, sa kehastad juba seda, et sa oled enesekindel, teadlik, sa tead, miks sa siia tulid, sa tead oma sõnumit ja kuna hääl paljastab meie hoiakut, nii-öelda meie olemust, siis see hääl tuleb järgi. Et ma nagu otse nagu häälega ei tööta, küll aga on teatud hääleharjutused, mis aitavad siis diktsioonile kaasa või sellele, et meie nii-öelda lihased oleksid avaramad, et ma saaksin nii-öelda ennast kergemini väljendada nagu füüsiliselt. Aga muidu on minu jaoks jah see, et jällegi inimene võtab ennast kaasa. Kui ma olen endast väljas, siis mu hääl ju reedab seda, et ma olen endast väljas, sest see kuulub keha juurde. Ja kui inimese olek muutub ka hääl. Ehk siis see terviklikkus, et inimene omamoodi ehitaks ennast üles enda teadlikkusega, et ta hoomab, kes ta on, siis tekib juba see selgroomi siuke tummine tunne, et äge. Aga me ei saa kunagi valmis, vaata, me kogu aeg loome ju ennast. Me oleme ise enda loodud. Ja hääl on jah, selles mõttes see on äge asi ja see on võimas instrument ja samamoodi ma teen ka audiomeditatsioone, on ju, mu hääl on seal täiesti teistsugune, sest ma olen teatud seisundis ja mu hääl kannab informatsiooni ja energiat, mis siis ulatub teise inimeseni ja kui ta sellega resoneerub ja samastub, siis ta võtab need signaalid ja häälestuse endasse. Mulle hästi meeldib seda öelda ka, et kui ma inimestega teen vastu võtta, kas või see videoteraapia meetod või siis see programm, et ma räägin midagi ja mul on nii oluline, kas sina resoneerud sellega. Ehk siis, kui sa ei resoneeru, siis see jutt ei käi sulle. Aga ma kogu aeg nagu nii-öelda checkin, et kas sa resoneerud. Sest inimene peab resoneeruma. Ka sellega näiteks, et see esinemine ja ma kindlasti räägin seal vigadest ka, et need tüüpilised vead, mida tehakse. Ma rääksin seal koolitusel ka vist nendest vigadest natukene, need on mul portfooliosse tulnud rohkem, aga miks need vead on head? Sest meil on nii palju õppida, et me ei teeks samamoodi. On ju. Ja tahtsin selles valguses või midagi öelda, aga põgenes peast. Hääle teema kohta küll, et ma tunnen ka, et kui ma rännakuid teen, kohe nagu hääl kuidagi muutub. Et tavaolekus nagu on mingi üksmoodi hääl, on ju, pigem nagu nasaalne ja selline võib-olla lohakas natuke ja nii. Aga kui rännak nagu pihta hakkab, ma tõmban sinna kohale. Teine inimene kohe nagu, et on küll nii. Ma ei ole mõelnud. Ma ei ole mõelnud, aga on. Aga vaata kui äge jälle, et see informatsioon, võib-olla paljud ei teadnud seda, on ju. Ja mulle ikka meeldib öelda, et kui sa tegeled kas või ühe asjaga, näiteks sa otsid taga ainult sellist enesearmastust või enda väärtust, on ju, mulle väga meeldib inimeste väärtustega nii-öelda, et ma olen ennast väärtusta, mulle meeldib nendega tegeleda ja ma teengi gruppa, on ju, siis ma võin tegeleda ainult ühe asjaga, aga see, kuhu see ulatub, ta ulatub hääleni välja, ta ulatub kehani välja. Ja, nii äge. Kui nüüd keegi kuulab ikkagi ja on täiesti nüüd, okei, nüüd teeme nii, et võtame selle värgi nüüd kätte ja nüüd hakkame tegema, et mida teha? Ma olen kindlasti hästi erinev koolitaja teistest, keda sa oled sinna kutsunud ja see on nii äge, et ütleme, kui inimene võtab kogu selle paketi ja ta tuleb sinna iga nädal või üle nädala kohale, siis nad saavad
nii, ütleme nii, et vaat iga inimene on oma koostisega, tal on oma eneseväljendus ja tal on ka see, me võime võib-olla ühest asjast rääkida, ühest ja samast asjast, aga me ei kasuta kunagi samasugust energiat, lause ehitust, olemust, ehk siis kellegile võib nagu need lambid põlema minna nagu ei teagi kust kohast on ju, et eelmine nii-öelda võib-olla koolitaja rääkis umbes sarnast asja, aga ei jõudnud kohale ja nüüd kellegi teisega jõuab kohale. Et mulle hästi meeldib, hästi nagu praktiline olla ka, me räägime riietusest. See ei saa olla juhuslik. Ma räägin pangatöötajatest, ma räägin AK-st, miks nad rietuvad nii, kehahoiakust, kuidas hakata rääkima kogu kehaga, sest meil on see võime, sest me nii palju saame sellega enda sõnumeid edastada, aga see tuleb teha vaata jällegi heas vormis on ju, hea teadlikkuse juures. Räägime ka häälest, hääle kasutamisest just sellest, et kuidas pidurdada, kuidas rõhutada, mis aitab rõhutada. Ja ma arvan, et ma olen selles ka hästi tugev, et kui inimene tuleb, ütleb, et kas või see sama asi, mingi ettevõtte teema, et kuidas midagi enda nii-öelda, näiteks ma ei tea, et kellelgi on raamatupidajaga mingi, ütleme nii, et tahaks nagu töösuhte ära lõpetada, on ju, ja kuidas seda siis teha, on ju, ja ta räägib ära, mis see olukord on ju, ja ta ei tea, sest tal ei ole neid sõnu, tal ei ole seda hoiakut ega nägemust võib-olla oma endal praegu ei ole, on ju, et kuidas siis nagu mingeid asju rääkida. Oluline ei ole see, mida räägitakse, vaid kuidas räägitakse. Me ei tohi seda kunagi ära unustada. Ja sama, see on nii oluline, et kui me räägime kas või suhetest või ütleme nii, et meil on nii-öelda arenguvestlus kaaslasega, on ju, see on nagu helitavalt öeldud, et räägime mingeid asju. Ei ole oluline, mida me räägime, vaid oluline on see, et kust kohast see jutt tuleb, millises olekus ja olemises ma olen. Et ma annan seda edasi ja samamoodi on nagu tööalased asjad, et ka näiteks tippjuhi asjad ei ole oluline, mida öeldakse, vaid me peame õppima ennast omamoodi valitsema ja jällegi kasutama, et see, kuidas ma ütlen, oleks väärikas. Sest see, kuidas ma ütlen, räägib minu kohta väga palju. Ehk siis, kui väärikas ma olen, kui väärikalt ma suudan ennast edasi anda, on teistpidi tagasi räägib minust endast. On ju? On. See on nii nagu põnev teekond seda teed käia ja minu jaoks see ongi nagu niisugune mäng, et meil on mingid teatud sellised nii-öelda kaasa võib-olla sündinud või kuidagi perekonna läbi tulnud mingid tingimused nii-öelda ja et kuidas ma hakkan neid vaikselt lahti muukima ja seda keha ja häält ja kõike see ja keha hoiakut ja nagu nii põnev teekond tegelikult. Ja ongi, ja me oleme nii äge instrument omamoodi, see on instrument ja mõtle nüüd, kui sa selles instrumendis oled nii-öelda sadulas, sa täielikult hoomad ennast, ka seda, kuidas ma käsi kasutan, et siin samamoodi ma ju räägin kogu kehaga, kuigi ma istun, on ju, aga ma saan rõhutada oma kätega nii palju. Ma julgen teha paus, ehk siis ma tunnen ennast hästi ja see on üks nii-öelda hea asi, et ma pean endaga rahul olema, et ennast hästi tunda ja kui ma tunnen ennast hästi, see võimendub, on ju. Ja see on jälle, me esindame ise ennast ju igal pool. Ükskõik kui ma lähen toidupoodi või ma ju esindan ennast ja loomulikult meid vahest on triggerid ja meil ei ole heas olemises, on ju. Siis on ju vaja teada, mis mind selles häires, kus ma olen, mis juhtus, kuidas ennast siis aidata. Sest ma ju jällegi, ma pean ju ise endaga koos elama. Ja kui ma nüüd olen automaatsusest üle võetud, on ju, ja automaatsus käib hästi palju esinemisi juurde ka, et isegi see, et kui sa valdad teemat, sa võid ka automaatsusesse nagu liikuda. Et sa enam ei saa aru, mida sa räägid, sellest räägid ja kõik on hästi, aga inimesteni ei jõua nagu kohale see. Ja siia vahele mul tuli hea idee, et näiteks inimene ka, et eile kellega ma tööd tegin, on ju, räägib ja ma ütlen, aga mul ei ole seda usaldust.
no et hääles ei ole usaldust, siis ma ei saa hakata nagu häälega töötama, et ta hääleliselt mõjuks usaldavalt, vaid see usalduse teema ju istub tema kehas ja tema nagu olemuses. Ma pean aitama sealt jõuda selleni, et ta usaldaks ju iseennast. Ta usaldab seda, kuidas ta praegu väljendub ja räägib ja mida ta ütleb. Et see on, selles mõttes mulle nii meeldib see töö inimestega ja ka see, et see esinemine, see on ju väga teraapiline, on ju see, mida me kõik siin rääkinud oleme, puudutab esinemist, aga samas tulevad välja need kohad, kus võib-olla muidu ei tuleks need välja. Et ta aitab nagu võimendada. Aga ma mõtlesin niisugust asja, et mõtle, inimene on näiteks maailmakuulus, ta võib minna lavale, tunda ennast hästi, teha kõike super hästi, sest tal ei ole piiranguid. Ta võib olla ükskõik mis olukorras ja ennast välja kanda täiesti nagu siiralt, puhtalt, ehedalt. Ja siis tal on need lukud lahti. Ja siis ta võib valida, kas ta tahab seda teha või ta ei taha teha. Aga tal ei ole ühtiga nagu vastupanu, et ei, seda ma ei tee. Aga nii, kui tuleb impulss, et ma tahan praegu teha mingi avalduse ja siis ma teen seda ja see on südamlik, sest mina olen seal sees. Aga kuidas profid töötavad näiteks ongi, ma ei tea, Teet Margnad ja asjad ja sellised saatejuhid ja et või oletame, kui on noor saatejuht alles nagu tulnud, et mida nagu talle hakatakse õpetama ja mis see töö nagu on? Ma täna tean ainult ETV-s on, kus on nii-öelda Marita Kallasmaa, kes siis minule teadolevalt andmetel, ma võin eksida, et tema siis tegelikult treenib neid saatejuhte omamoodi. Ma olen ise võtnud ka Marita käest mõned tunnid väga ammu, kui ma olin tele alguses, et natuke sükest julgustust oli vaja. Me jõudsime vähe teha. Aga kui sa nüüd küsid sellise, et kui keegi alustab sellist saatejuhti, vaata, seal on jälle see, et peaks teadma seda, et kuidas esiteks see kehahoiak, kuidas istuda, kuidas ikkagi see kõik jälle tuleb nagu taandub sellele nagu inimlikkusele, et kui ma tulen ja juhin saadet, siis ma päriselt annan platvormi sellele teisele inimesele. Mind päriselt huvitab, mida ta räägib. Mitte see, et see saatejuht võtab omamoodi mingi asja üle, kui me ei ole omavahel kokku leppinud, on ju oleneb, võib-olla see on 2 saade. Siis jällegi omamoodi selline nagu väärikus, austus, need on sellised väärtused, mida me ei saa sõnadega edasi anda, ka seda saab kogeda. Et samamoodi ma täna ei tea, kes õpetaks selliseid asju, nagu selles mõttes see on nii nagu inimlik õpetus on ju, aga kuidas siis jõuda iseendas sellesse kohta, ehk siis, et ma ei elaks automaatsuse pealt, vaid ma olen teadlik ja ma oskan ennast kasutada, ma oskan ennast nii-öelda gaasi, sidurid, pidurid, käike, ma nagu juhin ennast, mida saab öelda. Et ma arvan, see alustaja saatejuht jälle oleneb, ma ju enda treeningutes samamoodi ju teen kõik läbi, et kui inimene tuleb puhta lehena, siis on see, et me selgitame välja, kas sul on mugavam istuda, seista või liikuda ja rääkida. Need on nii erinevad kogemused, et ma panen kõik inimesed kõike tegema selles mõttes, et ta saaks selle kogemuse, et kuidas on nii-öelda rääkida ja samal ajal liikuda, kuidas on seista ja rääkida. Üks on see, et ma seisan ja räägin publiku ees, teine on see, et ma seisan kaamera ees, teine on see, et ma istun ja mul on publik või ma istun ja mul on kaamera. Et neid, mulle meeldib inimesi ikkagi nagu tutvustada neile erinevaid stsenaariume, et nad saaksid kogeda, mis on neile mugav. Ja ma arvan, et saatejuht samamoodi, et on olemas ju täna ka ikkagi selliseid saateid, kus saatejuht nagu seisab, on ju, ja kuidas see keha hoiak siis on. Ehk siis, kus on need käed, kus on need jalad. Ja. Aga nüüd on nagu see küsimus ka, et kui on harjutud ennast lukku panema, on ju, niimoodi näiteks, siis see ei mõju väga hästi, on ju. Aga ma võin olla nagu jalad ristis, aga ma olen nagu siit poolt ikkagi avatud, et minu olemus näeb avatud välja või kuidagi, on ju.
et ja nendest jalgadest võib rääkida nii palju, kuidas, kuhu neid panna, kuidas, mismoodi, miks, kätega täpselt samamoodi on ju. Põnev. Et selles mõttes, et no teed, no ta on ju proff, on ju, ta on isiksus, ta tuleb, ta lihtsalt on, loomulikult tema teeb ka duubleid mitu korda, on ju vigu, on ju, me kõik teeme, aga vaata, hea on see, kui endal tekib see omamoodi nagu, saad aru, et ma saan paremini teha ja siis sa nagu tuled, teed uuesti ja see tuleb paremini välja, mitte see, et las siis jääb, on ju. Et see, noh, et sa hakkad nagu tajuma ennast. Aga mis sul endale nagu täna, et see on nii äge, et sa selle oled ellu kutsunud, aga mis on see, mida sa ise täna nagu tahaks nagu juurde teada? Kogu selles valguses. Jaa, ongi ka võib-olla kehakeel ja kuidagi nagu, ma ei tea, see ongi nii lai teema, et võib-olla või noh, mitte võib-olla, aga kindlalt ma olengi need neljapäeva õhtused töötoad ka teinud ka endale nagu, et seal marineerida ja iga läbiviija toob ka oma nagu mingi teadmist ja Mega. ja kui mina seal ka ruumis nagu kogu aeg olen, et kindlasti toimub areng, toimub nagu ja aga ma kindlasti nagu tunnen, et mul on veel tohutult palju areneda ja ongi nagu äge ongi neid saateid ka teha, et iga kord tunnen, et jälle midagi nagu avaneb ja avardub ja et äge teekond. Mul oli mingi mõte veel. Läks ka ära praegu. Aga võib-olla hakkamegi vaikselt otsa kokku tõmbama, et teemegi sellise mõnusa tunnise saate. Praegu ongi umbes 55 minutit. Nii kähku läks. On ju. Et põnevad teemad on, siis aeg lendab. Oli sinu jaoks ka midagi uut, teised lähenemised, sest sa oled praegu nii palju endale tutvustanud seda materjali omamoodi? Sa mõtled täna siin meie... Kindlasti see, et meil ongi erinev hääl, kui me teeme mingit erinevat asja nagu, et ma ei olnud selle peale enne mõelnud ja noh, eks ma olen sinu nende asjadel käinud ka ja ma juba natuke mingeid asju tean ka ja et tõesti väga tänulik selle hetke ees siin ja võib-olla saamegi kutsuda inimesi neljapäeval töötuppa. Seal on mõned kohad, noh, nii-öelda mitte mõned kohad, aga nagu kohtade arv on limiteeritud, et see toimub avangus ja me võtamegi 20 inimest ainult, et oleks ka nagu noh, piisavalt intiimne, et juba 30 võib-olla on nagu niuke hoomamatu, et 20-ga veel saame sellise mõnusa ruumi nagu luua ja mida ma tahtsin küsida, mul tuli nüüd meelde. Nii? Et võib-olla sul on mulle endale mingeid soovitusi anda, oletame tänase saate põhjal, et tead, ma pean sinu kiituseks ütlema, et ma tulin ju tegelikult virvarrist ja sellest liiklusest ja ma olin nii teises olemises ja kui ma siia tulin, siis see kogu ruum, mida sa oled siia loonud ja sinu enda vibe, et selles on nii hea nagu olla maandatud, avalduda, sest see, kes istub nii-öelda sealpool, siis samamoodi, et me ju energeetiliselt suhtleme oma vahel, et sa nii armsasti annad selle nagu koha, et ma saan avalduda ja ennast välja sirutada, et rääkida, et selles mõttes see on nii super, see on sul kuidagi ilmselt nii loomulik oskus ja anne. Ma ei tea, ma mõtlen kõik sinu see kõnetempo, need küsimused, su keha on maandatud, et mul ei ole nagu praegu siit ei tulnud ühtegi sellist välja, kus ma oleks öelnud, et kuule Juhan, siit võiks veel nagu vaadata, et nagu üli tasakaalus, hästi, hästi ilus. Aitäh. Ja, ei ole ühtegi sellist, aga ma panen siia selle veel maha, et ma olen ju töötukassa inimesi koolitanud
mitte Töötukassa enda inimesi, vaid need, kes on siis Töötukassa kliendid, on ju. Ma olen Tallinna Kunstikooli tudengitele teinud seda koolitust, ma olen teinud Paprika koolile seda koolitust. Et see on üks asi, mille peale ma ei ole kunagi rõhku pannud, aga mida öeldakse selle koolituse järel on see, et ma tahan hakata kohe tegutsema ja mul on nii palju inspiratsiooni ja kuidagi nagu, ehk siis ma annan selle laengu nagu taha, ma annan selle kütuse ma ei tee seda taotluslikult, aga see nii-öelda mõjub selliselt, et ma lihtsalt ütlen seda nende teiste suude läbi. Et ma arvan, et see on ka see, mida inimene sellel 16. oktoobril saab. Äge. Jah. Ma juba ootan. Ja ma ka täiega ootan. Et kuulajatele ka veel see, et võib-olla hetkel ma nagu olengi võib-olla maandatud ja nii, aga see ei olnud kunagi nii, et nüüd meie osa ongi 32. saade on ju, võib-olla see võtabki aega 32 saadet või natuke veel rohkem isegi, selles suhtes, et mingid saated on jäänud ka nii-öelda välja panemata, on mingid saated ära kadunud, olen ise külaline olnud mingites saadetes, et võib-olla neid saateid kokku on juba ütleme üle 50 on ju, et mida ma tahan öelda ongi see, et see ei tule lihtsalt niimoodi nagu, et ja mida veel tahan öelda on see, et mu elu on tohutult palju muutunud peale seda, kui ma hakkasin enda teed käima ja need tutvused, kes on tulnud ja need inimesed ja küllus voolab ja kõik on neid nagu partner on see, millest me ennem ka rääkisime, et ühel naisel ei olnud ja elu ei voolanud, et kui nagu ületada hirme ja minna ikkagi ja teha enda seda asja, isegi kui hirmus on. Aga hirm on ainult teadmatus, nii kui sa lähed ju kehaga kogema seda, siis sa saad aru, et oota, aga see ei ole hirmus ju. Ja et tuleb nagu praktikaga ka, et panna end ikkagi nendesse ebamugavatesse olukordadesse. Tead, mis on nii armas sinu puhul ka või? Ma mäletan, ma vaatasin ühte Jääts, mis selle mehe eesnimi oli? Jaan Jääts, issand, see oli nii ilus saade. Ja ma sain nii palju infot ja saad aru, see sinu ehedus, et ma peaks korra vetsus käima. Saad aru, see on nii äge. See oligi tookord see, et mingid saated kadusid ära, kuna ma seal hakkasin midagi timmima nende saadetega, siis kadusid ära ja mingi mälu sai täis ja siis ma olin see, et nagu ma ei taha, et see saade ära kaob. Kuule, ma käin vetsus vahepeal. Aga vaata kui äge, ehk siis kui sa oled nagu sina ise, siis sa ei karda nagu ennast hoida sellel hetkel ja sa oled nii ehe ja siiras ja see mõjub nagu nii topelt ägedalt. Aga mõtlen nüüd, kui sa oleks see, et appi see ei sobi siia ja sa oleks mõtleb, milleks on ja milleks kannatada. Et see oli nii äge. Ja midagi tahtsin veel öelda, et mul on olnud nii palju neid hetki, kui ma lähen kuhugi ringi või on mingi jagamisring on ja tõmbabki nagu hääle värisema ja krampi ja mul on olnud nii palju neid tunde, kui mul on häbi nagu, et ma lähen sealt ära ja nagu mida helli, et nagu ma ei ole nagu ennast nagu materdanud ega nii, aga lihtsalt on nagu häbi, et nagu vau, et ma olen ikka mul on nagu nii pikk tee veel minna, et endasse nagu jõuda, et seda teed nagu tasub käia nagu. Tasub ja kui ma sind kuulen, siis ma olen selline tüüp, et teeme kohe korda. Teeme kohe korda, et see on nagu võimalik kõik korda teha. Aga samas me peame saama kogemusi ja see on võib-olla saatejuht ka, et kui ma olin alustaja saatejuht on ju, ehk siis see kogemus annab treeningu. Mul läheb nagu nii-öelda, see juba saab tuttavaks, omasemaks, mõistus juba saab aru, mis me tegema hakkame. Ja ma saan nautida, sest ju see lõppeesmärk võiks olla see, et ma teen seda, ma täiega naudin. Et ma hiljuti tegin ühe vestlusõhtu, hingestatud vestlused, tuleb ka varsti välja. Ja saad aru, ma nii nautisin seda, ma ei teinud mitte midagi. Ma nautisin seda, mida ma tegin. See andis mulle laengut. Me peame tegema seda, mis meid emotsionaalselt, energeetiliselt laeks. Ja ma arvan, et see samamoodi, et see ei võta sult, vaid see laeb sind. Ja see on õige asi, mida teha.
läheb lõppikale, aga ma ikkagi pean sulle ütlema, et ma pean sulle ikkagi ütlema, et ongi, mul oli jällegi nende hingamistega sama asi, et algul ta oligi see, et ta nagu võttis mult väga palju, et okei, nüüd jälle tuleb, on ju, oled natuke pabinas ja nii edasi. Aga nüüd on ka, mul ongi see, et ma lähen kohale, ma naudin seda, nii äge on seda ruumi luua ja ta nagu, jah, see tuleb, see tunne tuleb ajaga. Nii et kui soovite ka teha võib-olla esimest sammu või juba olete seda teed käimas, aga soovite veel nii-öelda areneda ja soovite aveliruumi kogeda, see on ka tegelikult ju väga odav viis. Absoluutselt, see on kõige soodsam võimalus saada nagu sellise kogemuse, üliäge. Ja, nii et 16. oktoobril olete kõik väga oodatud, tuleb mõnus selline õhtuke ja küll siis näeme, mida me seal teeme ja mis saama hakkab. Jah, absoluutselt. Et ei pea valmistama, nii et tule nii nagu oled. Ja. Aitäh sulle, Aveli. Aitäh sulle, Juhan. Nii armas oli sinuga siin. Mul ka. Ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Ciao!